saab maikuuses 5-aastaseks, nii et täitsa värske teenus. Aga ma kõigepealt alustaks äkki tutvustusringiga, et kuna meid on nii vähe, meil on Eesti peale kokku hetkel 5 inimest, ühte nõustajat, põhjanõustajat me hetkel värbame, et mõte, et kõik te näete nii-öelda nimed ja näod kokku panete, et kes kus piirkonnas on ja toimetab. Nii et ennast ma tutvustan, ma näen siin Artur. Nii, mikrofon ka sisse, siis on äkki kuulda. Tervist, mina olen Artur Usk ja ma olen siis vägivallast loobumise teenuse nõustaja nüüd lõuna piirkonnas. Ehk siis Tartu, Jõgeva, Valga, Põlva, Võru, tegelen kõigiga. Ise füüsiliselt asetsen Tartus, Petleri 35, nii et tulge külla, hüppake läbi. Ja aitäh, Artur. Järgmise on Ege. Tere, mina olen Ege Ollina ja olen nõustaja Lääne piirkonnas. Ehk siis minu haldusesse kuulub Pärnu, kus on ka minu kodukontor nii-öelda. Paide, Rapla, Haapsalu, Saared kuuluvad minu haldusesse ja tegelikult ka Viljandimaa on minu halduses. Aitäh. Pille. Tere, minu nimi on Pille Alaver ja mina olen vägivallast loobumise toetamise nõustaja Põhjapiirkonnas. Asun Tallinnas Rahumäe 6 Lääne-Harju politseijaoskonnas ja minu tööpiirkond on siis Tallinn ja Harjumaa. Aitäh. Meil on nüüd nagu ikka tehnikaga juhtub apsakaid. Anna idapiirkonnas ütleb, tal on Teamsiga mingi probleem, et ta sellega toimetab, et kindlasti ta meiega liitub ja on siis idapiirkonna nõustaja ja meie peaesineja siin lõpuks. Aga nagu ikka juhtub asju. Aitäh, Pille. Ma teen ise sissejuhatuse, ma loodan, et Anna saab kuidagi korda. Ma ei tea, Brita, äkki sa helistad Annale ja äkki juhendad teda, et ta kindlasti saaks. Ma tean, et meil tiim küsib ja minul küsis ka, ta küsib aega, et sisse logimist. Et ta saaks. Aitäh sulle. Ja veel, et kui teil on küsimusi ja mõtteid võib jagada siia chati või kui küsimus kohe tundub, et aru ei saa ja edasi saa minna, võite ka kohe küsida vahele õigata, et selles mõttes, et me ei peaks ainult monoloogi, vaid et te saaksite oma küsimustele ka vastuseid. Nii, nagu ma ütlesin, et me oleme väga uus teenus, alates 5 aastat tagasi, maikuuses teenus asustati ja algas see kõik tegelikult telefoniliinist ehk siis avati tugiliin 6606077, kuid üsna pea saadi aru, et tegelikult selliste inimeste abistamiseks on vaja midagi enamat kui ainult telefoniliin. Ja mis tõttu tegelikult tänaseks päevas me suhtleme ja abistame inimesi juba silmast silma kohtumisel. Samuti 2 aastat tagasi võeti vastu... aga ma ei pannud hääl, kuna sul on hääl. Kellelgi on mikrofon lahti. Samuti 2 aastat tagasi, 2023, 1. aprill võeti vastu uus ohvriabiseadus ja meie teenus on ka seal kenasti nüüd olemas paragrahv 28, ehk siis ka sealt toimetame seaduslikul alusel. Ja mis meie teenuse eesmärk või meie tegevuse peamine eesmärk on loomulikult ennetada siis vägivalla kordumist, aga tegelikult kuigi me teeme tööd vägivalla toimepanijaga, siis peamine eesmärk on ohvri toetamine ja tagamada tema turvalisus. Sest et muud moodi ei ole võimalik ka vägivalda ennetada, kui toimepanija vaatest ei vaata meiega ohvri vaadet. Et kuigi seaduses tegelikult ütleb laiemalt vägivalla toimepanijatega tegelemine, siis oleme ise kitsendanud oma sihtrühma ehk et me tegeleme täisealiste lähisuhtevägivalla toimepanijatega. Tegelikkuses on selles 2 lihtsat põhjust. Esiteks, nagu ma ütlesin alguses, meid on nii vähe, lähisuhtevägivalda toimub või vägivalda üldse toimub Eestis väga palju, et kuidas me jõuame kõikide toimepanijatele. Ja teiseks ka see, et kuna meie nõustajad on koolitatud tegelema perevägivalla toimepanijatega,
et siis me oleme seda sihtrühma kitsendanud. Ehk siis täisealised vägivalla toimepanijad ja samamoodi, et kes ei ole siis seotud mingi muu asutuse või kellega mitte keegi teine ei tegele. Et näiteks, et kui kriminaalhooldus juba tegeleb selle inimesega, siis meieni ta jõudma ei peaks. Nii. Aga jällegi, erandjuhtudel on võimalik loomulikult kui nõustajad, miks ma siin täna ka tahtsin, et kõik on kohal ja kenasti nimi ja nägu koos, et alati võib nõustajale helistada ja küsida, kas see inimene sobib teenusele ja kindlasti ka seda, et mis te nagu ootate või näete, et see teenus võiks teha, sest et me teeme sellist esmatasandi nõustamist, et me ei paku teraapiat, me ei ole psühholoogid, terapeudid, psühhiaatrid, vaid sellised esmatasandi nõustajad, kes on siis koolitatud nii-öelda inimese käitumise muutmisele. Ja perevägivalla vaatest me mõtleme kõiki perevägivalla liike, vahet ei ole, kas see on füüsiline, kas see on vaimne, kas see on seksuaalne, kas see on majanduslik vägivald. Et kellega me ka veel ei tegele, on siis seksuaalvägivald alaeaste vastu. Et see nõuab natukene teistsugust lähenemist. Samas Euroopa praktika näitab, et on võimalik tegelikult tegeleda ka seksuaalvägivalla toimepanijatega eduliselt selliselt esmatasandil. Ja mis me klientide või vaates peamine nii-öelda kriteerium või on, kes teenusele võiks ka sobitada, on peamine eneseanalüüsi oskus. Et me oleme proovinud välistada mõningad kliendid, kuid jällegi, nagu ma ütlesin enne, et kui on vaja, siis nõustajad, ma saan teile pärast ka saata, kes on nõustajate kontaktandmed, tegelikult on leitavad ka palunabi.ee lehelt, et nõustajaga rääkida, konsulteerida, et kas on võimalik. Et jällegi, kui inimesel on ikkagi mõni psühhiaatriline haigus, siis tema on raske motiveerida oma käitumist muutma. Samamoodi jällegi, nagu ütlesin, erandid, aga väga tugev alkoholisõltuvus, et siin vajab juba rohkem võrgustikutööd ja teisi abistajaid, et meie tööst jääb üksinda väheks. Ehk siis jällegi, nagu ütlesin, et peab olema inimesel sihuke elementaarne eneseanalüüsi oskus, et jällegi ma loodan, et peaesineja on jõudnud, et ta saab ka rääkida, kuidas tegelikkuses ta igapäevatöös, mis tehnikat ta kasutab ja kuidas ta neid inimesi nii-öelda motiveerib ja suunab käitumise muutmisele. Meile tulevad kliendid, kuigi meile võivad tulla kõik selles mõttes, et inimene võib ise pöörduda, astuda mitte uksest sisse, aga nii-öelda võtta nõustajaga ühendust ja leppida kokku kohtumine. Aga kuidagi on juhtunud niimoodi, et meie peamise tööandja, nagu ütlen, on prokuratuur, kes siis suunab meile perevägivalla toimepanijaid, et neid on pea 70%. 20% umbes tuleb meile politseist, ise pöördujaid on umbes 10% ja veel täna hommikul vaatasin ka värskemalt üle, et siin on see täpselt see koht, et kus kohalike omavalitsusega tööd teha, et hetkel on see 1%, et kus meile tuleb kohalikust omavalitsusest kliente. Et ma loodan, et selline tänane info jagamine juba julgustab ka rohkem kas või konsulteerima selles mõttes, et ka kõik spetsialistid võivad helistada ja küsida üle, mis on mingid võimalused ja nii edasi. Et ma tean, et meie nõustajad teevad rohkem lastekaitsega koostööd, kuna üle 60% meie klientidel ei ole, kes ei pruugi küll olla otsese vägivalla ohver, aga on seotud alaealised lapsed. Ehk siis jälle ikkagi võib olla ühte või teistpidi mõjutatud, et lastekaitsega on selline koostöö nagu pigem enam. Meie teenus on tasuta ja meie teenus on vabatahtlik. Ehk et jah, Eesti ei ole selles suhtes eriline, et ega neid motiveeritud kliente, kes väga tahavad oma käitumist muuta, on ikkagi suhteliselt vähe. Aga tegelikkuses piisab sellest, kui inimene ikkagi mõistab, mis ta on teinud, võtab vastutuse oma tegude eest ja natukenegi sellist motivatsiooni alget on, et millega saab nagu edasi töötada, et muul juhul, kui inimene ikkagi ei taha, ei tee koostööd, ei räägi midagi, ei näe vajadust, siis jäävad ka nii-öelda meie käed lühikesed. Ja veel ilmselt olete kohtunud osad, kes teist osalevad ka MARAK võrgustiku töös, siis vägivallast loobumise nõustajad osalevad ka MARAKis.
Et üldiselt jah, meie niisugune keskmine klient on ikkagi vägivalla toimepanija, umbes 30-60-40 aastane, abielus, kooselus, kes on siis toime pannud füüsilist vägivalda oma abikaasa või elukaaslase suhtes. Ja mis eriti see aasta jällegi vaatate niisugust värsket statistikat, näeme, et mis on nende toimepanijate vajadused, et väga palju ikkagi tegeleme sotsiaalsete oskuste nii-öelda õpetamisega. Nii, aga ma näen, et Anna on olemas. Kas sa kõigepealt nüüd tutvustaksid end ja siis ma annaks sulle ka sõnajärje üle. Ja, suur tänu, Kati. Tere kõigile. Olen Anna, siis Ida-piirkonna nõustaja. Tegelikult minu piirkondadeks on Ida-Viru ja Lääne-Virumaa. Ja Kati rääkis teile teenuse sisust, aga mina soovin tutvustada nõustamise sisu. Et mis hakkab toimuma, kui inimene jõuab meie teenusele? Et kõigepealt, mis on siin väga tähtis, et luua kontakti. Ilma selle kontakti loomisega kindlasti mingisugust tegevust, mis eeldab muutusi inimestes, toimuda ei saa. Ja siinkohal on tähtis, et nõustaja omaks kas või mingisugust eelinfot, et saaks aru, millise perekonna või millise inimesega on tegu. Kui inimene jõudis ja kontakt on loodud, siis me tutvume narratiiviga, ehk siis me usaldame seda, mis meile räägib klient. Ja siis lähtuvalt sellest narratiivist tuvastame ka riskikohti ja uurime dünaamikat. Kas perekonnas eksisteerinud vägivald on muutunud tõsisemaks, kas on nagu esinenud neid vigastusi ja nii edasi. Ja kui see on välja selgitatud, siis vaatame ka seda, et kas inimene kuulub sihtrühma või mitte. Nagu Kati mainis, et me üldjuhul nagu ei võta teenusele psüühikahäirega inimesi, sõltlasi, suitsidaalsusega inimesi ja asotsiaalseid inimesi. Ja sellele on teatud põhjuseid olemas. Kui me siiski tuvastame, et inimene kuulub meie sihtrühma ja me algatame temaga tööd, siis me planeerime sekkumisi vastavalt sellele, millise vägivalla tüübiga on tegu. Näiteks, kui esineb kontrolliv vägivald, kus tihti leiab aset ka armukadedus. Kui vägivald on situatsiooniline ja pigem seotud sellega, et inimeste vahel on pingeline olukord, perekonnas on stress ja siin kindlasti olulist rolli mängivad madalad sotsiaalsed oskused, madal haridustase, madalad teadmised üldse, mis tähendab perekond ja mis seaduste järgi see perekond toimib. Me puutume kokku ka reaktsioonilise vägivallaga, ehk siis reaktsioon võib olla sellele kontrollile, mis üks partner kasutab teise vastu. Ja tihti see esineb naiste puhul ja selline nagu ütleme agressiooni suunamine võib olla nagu võib eksisteerida laste puhul, ehk siis, kui mees kasutab vägivalda naise suhtes, naine sellele reageerida ei suuda erinevatel põhjustel, aga naine suunab agressiooni oma lastele. Ja selgitame välja, kas äkki on tegemist ka antisotsiaalse käitumisega, kus esineb ka vägivalda väljaspoolt kodu, kus üldjuhul inimesel on kriminaalne taust ja ainete tarvitamine, riskikäitumine ja mis iganes. Ja kui me selgitame välja, et millise vägivalla tüübiga on tegu, siis hakkame oma nõustamisi läbi viima vastavalt. Ja mida me siin kindlasti jälgime ja mis on meie põhimõte või teenuse eesmärk, on tõsta kõigepealt selle inimese eneseteadlikkust, ehk siis selle inimese, kes meie juurde jõudis. Ja siinkohal väga tähtis põhimõte, et me vaatame inimest ja tema käitumist eraldi.
Tahaks, et siin tahan kommenteerida, et vaatamata sellele, et see vägivallatüüp võibki olla selline raskem, kus esineb antisotsiaalset käitumist või kontrolliva vägivalda, mis üldjuhul seotud inimeste traumeeritusega. Ja meie nõustajatena oleme väga traumateadlikud, siis me võime siiski õpetada või suunata kliendi mõtteid sel viisil, et kuidas ma saan käituda teisiti, milliseid strateegiaid mul on olemas, et lõpetada seda vägivallaringi. Me õpetame, kuidas saab ennast kätte võtta, kui see vihahoog tuleb. Ja õpetame ka, kuidas sisemiste pingetega toime tulla ja suuname nagu mõelda lähtuvalt oma väärtustest. Enne meie infotundi oli saadetud meile 5 sellist murekohti ja praegu siin oma kõnes kui sobib, siis ma võiks juba hakata neid kommenteerima või praegu, ma ei tea, keegi soovib midagi lisada, võib-olla minu kolleegidest või Kati. Kas sa plaanisid selle vastumise juures, et me teenuse kirjeldus on niisugune väga moodne sõna nagu psühhosotsiaalne nõustamine, et tegelikult on see ilmselt nagu sa kirjeldasid, et mis see nagu tähendab. Jah, just nii. Ja kui tõesti sobib, et siin on mõned punktid, mis meile saabusid, et näiteks spetsialistide mure, et kuidas teha niimoodi, et klient näiteks mõistaks neid põhjuse ja tagajärgede seost. Et see ongi see, mida me teeme ja kasutame selleks kognitiivkäitumisteraapia baasil olevaid harjutusi ja võtteid. Me tuvastame vägivalla liike ja suuname kliente lähtuvalt juba sellest antud teadmisest mõelda, kas see on see teema, millega ta saabus, kas ta näeb oma käitumisest just neid tunnuseid ja kindlasti rõhutan siin veel kord, et inimene ja käitumine käivad eraldi. Siin oli samuti mure, kui klient loobub pöördumisest vägivallast loobumise nõustaja poole, et kuidas parimal viisil teda siiski motiveerida. Ja meile tõesti satuvad need kliendid, kes ei ole motiveeritud ja kes nii-öelda sunniviisiliselt on suunatud meie teenusele, aga siin me ikkagi kasutame erinevaid tehnikaid ja võimalusi, alustades motiveeriva intervjueerimisest kuni selleni, et me tõesti anname neid nii-öelda uusi teadmisi vägivallast ja toetame klienti sel viisil, et me analüüsime et koos temaga ja suuname tema nagu mõtteid endale, sest tihti, millega inimesed tulevad, mind provotseeriti, süüdi on keegi teine, ehk siis me hoiame fookuses just seda, kuivõrd inimene ise osaleb selles, mis tema elus toimub. Ja siin võib-olla ma toon teile ka elulise näite ka meist endist, et kui me võtame sellest teenust näiteks sellest kohta nagu Töötukassa ja samamoodi me võime küsida, et kui olemas selline tore koht, kus inimestele antakse kõike kätte, kus temaga räägitakse, motiveeritakse, et miks selline miks see töötus on ikkagi väga kõrge ja miks inimesed ei võta või ei haara sellest võimalusest kinni. Ja vastus, mulle endal tundub suht lihtne, et me ei saa tekitada muutusi, me ei saa suunata inimest tegutseda enne seda, kui ta ise otsustab, et seda on talle vajalik. Kui ta ise näeb, et teises käitumises on teatud boonuseid ja see nagu muudab tema elu kvaliteetsemaks. Ja ma pakun ka praktiliselt mõelda enda peale, et meil on teiega kõigil see istuv töö ja me kindlasti teame, et on vaja teha pause, on vaja ennast liigutada, on vaja teha igasuguseid harjutusi, aga me istume teiega ühel kohal seni, kui midagi
hakkab tervisega toimuma ja tõesti, mitte kõik me hakkame, ütleme, jälgima neid soovitusi ja me hakkame elama tervislikumalt, et siin tõesti, et igaühel on oma põhjus, miks ta teeb või miks ta ei tee. Ja sellistes olukordades, kus ma kannatan, kus ma olen ohver ka, aga me ei saa öelda, et toimepanija ei ole ohver, ta on samamoodi abivajav inimene. Et selles olukorras, kus ma ei saa mitte teatud asju või kus ma tunnen, et kõik teised on süüdi, selles olukorras on ka hästi palju boonuseid. Et kui siin oli küsimus ka, et näiteks psühholoogilistes nõustamistes, siis ütlen nii palju, et inimestel on hästi erinevad strateegiad, kuidas nad tulevad oma eluga toime. Ja mõni inimene valibki seda teed, et ma muutun invaliidiks või saamatuks ainult selleks, et elus hakkama saada. Nii, võib-olla ma puutusin praegu kokku neid põhilisi teemasid. Tundub, et võib-olla piisab minust, et kuidas edasi liigume. Tean, et nõustajate tegin ka erinevaid näiteid, ka võib-olla koostööst, ka häid näiteid koostööst, kas kohaliku omavalitsuse on mõned head juhtumi näited, et kuidas kirjeldada, et võib-olla aitab keegi teine või ka Anne, kas sul on mõni kohe nagu viimase hetkel, kui sa mõtled nagu positiivne näide, sest et jah, kui me ütlesime, meie teenus on lihtsalt niivõrd uus ja me areneme ja katsetame siin ka erinevaid lähenemisi, et väga raske on seda mõju mõõta ja öelda, et võt just see inimene on nüüd muutunud, oma käitumist muutunud, me räägime nagu sellest, nagu Anne hästi ütles, et me eraldame inimese ja eraldame nagu käitumist. Et kui kellegi head näited, et tegelikult me ikkagi usume, et muutumine on võimalik. Mina kommenteerin võib-olla seda motivatsiooni kohta just, et ka see on väga okei, kui seda motivatsiooni ei tekigi, sest inimene ei ole lihtsalt valmis täna võib-olla selle teemaga tegelema. Ja ma arvan, et meil nõustajatena on just see koht talle ka seda öelda, et see on väga okei, kui sa oled praegu täna selles faasis, et sa ei tegele selle teemaga, aga me jätame nii-öelda enda ukse siit avatuks, et kui sa oled ühel hetkel valmis, siis me oleme alati valmis sind uuesti vastu võtma. Et alati on võimalus näiteks ka prokuratuurile saata tagasiside, miks inimene ei ole sellel hetkel valmis võib-olla seda vastutust võtma või ei ole lihtsalt motivatsiooni ja tahet või jõudu. Võib-olla on seal vahel seotud hoopis depressiooniga, mingisugused põhjused, miks ta just täna on selles kohas ja mõnikord võib see kesta ju aastaid või isegi aastakümneid, kui ta ei ole veel valmis. Aga kui ta ühel hetkel tunneb, et ikkagi me saavutasime selle 1-2 nõustamise korraga omavahel selle hea kontakti, mitte ta ei tulnud sinna lihtsalt nii-öelda head nägu tegema ja käib oma kohustuse lõpuni, sest et tal on see nii-öelda määratud prokuratuuri poolt, et pigem me panustame sellele nõustajatena, et me loome selle hea kontakti, et kui ta on ühel hetkel valmis tagasi tulema, sest tal on sisemine soov, siis ta seda ka teeb palju parema meelega, suure tõenäosusega, kuna see kontakt nõustaja ja kliendi vahel on loodud nii-öelda usalduslik ja turvaline. Võib-olla tooksin ka ühe näite oma tööst. Et need muutused võivad olla tõesti väga-väga väikesed, et minu juurde sattus üks keskealine 40+ meesterahvas ja tema oli kunagi varem oma laste ema suhtes siis ka vägivallateo toime pannud ja see naine oli siis sellise kakluse käigus või kuidas seda nagu öelda, füüsilise vägivalla tarvitamise käigus murdunud jalaluu. Et see oli toimunud aastaid tagasi, aga nüüd oli tal uue elukaaslasega toimunud samuti füüsilise väärkohtlemise juhtum ja siis ta oli teda lükanud. Et siis tema rääkis huvitavalt niimoodi, et esimesel korral ta sai nagu selle info, et ei ole vaja kätega kallale minna, et see on kuritegu, et see ei ole okei. Ja nüüd ta siis kuulis ka seda, et ka lükkamine ei ole okei. Et seda teist naist ta nagu lükkas, et see vägivald küll toimus, see muutus justkui nagu kergemaks,
aga ta sai nagu selle info, et need muutused tunduvad võib-olla küll väga väikesed, et ta on jätkanud oma seda vägivaldset mustrit, aga noh, võib öelda, et areng on justkui toimunud. Ja mis ma tahtsin veel lisada, et me oma töös kindlasti, kui see vastupanu on ka üsna suur, eriti alguses, siis kui me selle kontakti loome ja saame, siis kui me võib-olla ei saavuta ka sellist väga head nõustamise koostööd, siis meie ülesanne on igal juhul väljendada ja nii-öelda valgustada, et mis see vägivald on, et mismoodi tema siis käitus ja mitte, et otseselt teda nagu süüdi mõista, hinnanguid anda, aga siiski rahulikult arutleda. Ja ise olen ma päris mitmel korral saanud tagasisidet just nendelt klientidelt, kes on olnud üllatunud just vaimse vägivalla suhtes, et nad ei ole arvanud, et see, kuidas nad käituvad, on vaimne vägivald. Et mingisugused sellised manipuleerimised või halvasti ütlemised või näiteks ignoreerimist sageli ei peeta vaimseks vägivallaks. Et meie ülesanne on väga paljuski ka selles, et me lihtsalt jagame seda infot ja nii-öelda valgustame siis neid enne, kui nad meie juurest lahkuvad. Aitäh! Ja, see oli väga hea. Nii, ma tahtsin öelda, et väga hea, et Pille tõi välja selle, et tõesti, kui me mõtleme, et me nagu spetsialistid teame, et mis on vägivald, ei tohi lüüa, lükata ka ei tohi, siis tegelikkuses jõuab meieni inimesi, kes päriselt ka ei tea, siiralt ei tea, et okei, et kätega, et löömine on ainult kätega ju, peksan nagu täiesti jõust 2 käega on ja see on vägivald, aga mitte see, et lükkamine, tõukamine ja selline ka väiksem ja rääkimata veel vaimsest poolest, et see on juba ka nii-öelda aha-efekt või inimesele nagu arusaamine. Nii, Anne, Artur. Et ma lisaks ka siia, et see vägivalla definitsioon on väga tähtis see lahti selgitada, sest tõesti, mul on lugematu arv kliente istun maha ja öelnud, et aga ma ei löönud teda ju. Et nagu see oleks mingi näitaja, et see, et ma ei tea, lükkasin või näpistasin või kägistasin, et see nagu paljude inimeste jaoks ei ole nagu nii-öelda vägivald. Aga siinkohal ma võib-olla teeks väikest reklaami ka, võib-olla osad teist on lugenud, ma ei tea, kas ta näeb, Perry Stalli Vägivalla tähendus, et keda see teema huvitab, siis selline raamat on väga huvitav, et ma ütleks ise, et ma olen siit väga palju mõtteid saanud. Ja nägin ka ühte küsimust siia Teamsi ilmumas, et kas vägivald peab olema juba toimunud või piisab sellest, kui inimene tunneb, et ta ei suuda ennast enam ohjeldada, et kohe juhtub. Ja kui keegi tunneb, et ta nii-öelda tahab vägivaldselt käituda, siis on täpselt õige aeg pöörduda meie teenusele. Et olen ise olnud ka kõnes inimesega, kes läks lahku 30-aastasest suhtest ja helistas mulle ja küsis, et mis ma teen nüüd, naine läks ära ja ma tunnen, et ma ei suuda ennast kontrollida. Ja siis rääkisime, helistasin talle 2 nädala jooksul, tema helistas mulle vahepeal ja lõpuks ta ütles, et jah, et ma tunnen, et mul on lihtsalt keskkonnavahetust vaja, et ma ei taha vägivaldselt käituda ja need kõned on väga aidanud. Et see on muidugi ideaalne näide, et alati selliseid näiteid ei leia. Aga tõesti, et ei pea olema toimunud, võib olla nii-öelda ka tahe ise endal ära hoida seda, et vägivald toimuks. Just. Kas tohib, ma ka täiendan, et mul on siin samamoodi üks õpetlik juhtum, õpetlik kõigepealt mulle endale ja usun, et ka teistele, et see vägivald ei pruugi olla seotud vaid sellega, et kas ma tahan kasutada või ei taha, aga füüsilise tervisega ka. Et siin hiljuti minu kliendil, kellega ma töötan pea aasta juba, talle leiti ajukasvajad ja see kasvaja just avaldas surve nendele kohtadele ajus, mis vastutavad meie emotsioonide eest. Ja nii kui praegu seda kasvajat eemaldati, et klient ja tema perekond, mis on kõige tähtsam, et nad tunnevad ja nad näevad, et isiku käitumine on muutunud, isik ise tunneb ennast paremini positiivselt, tema aju saab rohkem hapnikku, et see kõik mõjub ja pluss see, et tõesti lähedased, me väga
ütleme mitte väga tihti, me kogu aeg tegelikult keerleme selle ümber, et kuidas see vägivald mõjutab lähidasi suhteid, sõprustus, töösuhteid ja nii edasi. Et siinkohal on väga tähtis ka, et saada ühiskonnalt tagasisidet, et tõesti inimese käitumine muutub, aga veel kord ta ei pruugi olla seatud ainult sellega, mida ma suudan kontrollida või mida ma olen õppinud. Ja aitäh, Anna, selle näite eest, enne kui meil küsimusi tuleb. Väga hea, aitäh, küsige, aga et lihtsalt kommenteerida seda, et miks me alati, või mitte alati, vaid aeg-ajalt põrkume nagu selle vastasseisuga, et mis panen ka teile äkki lingi, kui saate kuulata või kes said osaleda eelmise aasta arvamusfestivali, kus tegelikult oli see põhine küsimus, et kas see vägivalla toimepanija on abivajaja või koletis, et hästi lihtne on nagu hukka mõista, aga mitte nagu proovida mõista, et me nagu ei õigusta neid tegusid, ega samal me ei tea, mis seal käitumise taga tegelikkuses on ja käitumine on juba ju jäämäe tipp, seal all on kõik muud asjad, et see on mingi nii-öelda tagajärg, väljendus, et see ei ole asi nagu iseenesest, et ma võin... Ja, Pille, aha. Ma mõtlesin, et ma vastan sellele järgmisele küsimusele, aga Anna, tahtsid sa? Ja, vasta. Või teised saad ka öelda, et kas olete teenuse raames kokku puutunud ka kübervägivalla juhtumitega? Et meile tulevad sellised juhtumid sageli prokuratuuri poolt suunatuna, kus on tegemist ahistava jälitamisega ja minul on olnud, praegu on mul hetkel 2 klienti, kes selle teemaga käivad, ehk siis kes on saatnud siis nii-öelda sõnumeid hästi halva sisuga või ühel juhul on ka mees jälitanud, pannud jälitusseadme naise autosse. Et sellise vägivallaga me ka tegeleme, et seal on enamasti tegemist siis sellise vaimse kontrolliva vägivallaga ja kindlasti jah, see on ka teema. Ja võib-olla ma võtan selle järgmise, et kas me nõustame kannatanuid, kuidas vägivalda vältida, et mitte provotseerida, et ja meie teenusel ei ole sellest asja nagu provotseerimine, me ei allu sellele ja kui kannatanu ise tunneb, et ta kasutab ka midagi vägivalla taolist, siis me võime teda teenusele kutsuda ja selgitada jällegi, rõhutada tema rollile nendes suhetes. Ehk siis, kui meie klient, toimepanija väidab, et teda provotseeritakse, siis me alati nagu suuname teda sinna, kus on tema koht selles, kuidas reageerida ja mis üldse toimub. Ja kui lubate, ma kommenteerin seda ka, kas me töötame lapsevanematega. Meil vist jäi mainimata, et meil on tegelikult 3 sihtrühma, tähendab 3 prioriteeti, kellega me töötame. Siis paari suhtes toimunud vägivald alaealiste laste suhtes ja vägivald vanemaealiste vanemate vastu. Ehk siis, kui täiskasvanud inimesed erinevatel põhjustel elavad oma vanematega, kes on juba pensionieas ja kasutavad nende suhtes vägivalda, et sellega me tegeleme ka. Ja mõnikord ühes juhtumis esineb lausa sellist 2 suunda, sellepärast, et kui täiskasvanu on nagu keskel, ehk siis ütleme, isa kasutab vägivalda ema suhtes, siis me käsitleme neid mõlemaid teemad, ehk siis paarisuhe ja vanemlust. Ma vahepeal jällegi lisan, et ideaalmaailmas või tegelikult Euroopa praktika soovitab, et me saaksime koostöös kannatanu tegelikult nagu seda toimepanijat nõustada, ehk siis ideaalis nagu kui on ohver ja siis ohver on ohvriabitöötaja juures, siis toimepanija on siis meie nii-öelda teenusel, et jah, nagu Anna hästi ütles, siin on igaühel on oma roll, mis see tähendab ja kuidas teha, et jällegi, et üks provotseerimine on üks asi, aga teistpidi on ju see on iga inimese valik, mis ma teen selle provotseerimise peale, eks ju. Et kuidas mina käitun, et kui palju teine nagu suudab, et see on ju minu tunded ja
minu need teemad ja jah, nagu Anna tõi, et ka lastevanematega ja lisaks tahan öelda, ilmselt kohalik omavalitsus on võib-olla olete ka teadlikud, hästi konkreetselt sotsiaalprogramm on MTV Vaiteril Hoolivad isad küll, kes tegeleb nüüd puhtalt lastevanemate meestega, kes on siis oma alaise lapse mitte lapse vastu kasutanud, vaid ütleme, kellel on ikka alane laps, kellega ta on seotud, et puhtalt see. Aga jah, üks osa on meie töös ka need lapsevanemad, et jällegi, kus see nii-öelda mõju või kus on nagu kõige laiem ringkond, keda siis meie töö saab mõjutada, et kui me tegeleme toimepanijaga. Ma võin võib-olla vastata sellele järgmisele küsimusele. Et kas on vastastikust vägivalda, näiteks mees kasutab naise suhtes füüsilist ja naine mehe suhtes vaimset? No, lühikene vastus on jah. Et väga sage on muidugi see, et naine lükkabki kogu vastutuse mehele ja selline enese õigustamine ja süü lükkamine teise inimese peale on üsna tavaline ja tavaline ongi siis see, et ta provotseeris ja näägutas ja ise oli vägivaldne, tegi teist ja kolmandat. Et meie eesmärk on kindlasti viia see tähelepanu siiski toimepanejale endale, aga jah, kahjuks sageli siiski 12 aasta sund. On seal ka seda, et siiski see teine pool võib ka kasutada vägivalda ja sageli ka vaimset vägivalda. Et see, jah, see vastab nagu tõele. Et meil on ka selliseid juhtumeid, kus me ei rääkinud võib-olla nii palju naistest, et meie klientideks on ka naised ja nemad on enamasti vägivalla toime pannud mehe suhtes siis, kui nad on võib-olla aastaid või väga-väga pikalt ise kannatanud siis nii vaimse kui füüsilise vägivalla all sellesama mehe suhtes, kelle suhtes nemad siis lõpuks panevad toime ka mingisuguse füüsilise vägivalla teo. Et seal võib ka siis öelda, et justkui oleks siis teda nagu provotseeritud, et see toimepanija ise on olnud tegelikult pikalt ohver. Et ühesõnaga selliseid suhteid, need on, ma ei saa öelda enamus, eks ju, et me sageli siiski selle teise poolega ju ei kohtu. Teinekord ohvriabi töötajate kaudu see võimalus küll ka on tekkinud, et meil puudub väga hea selline kokkupuute selle teise poolega, aga arvata jah on, et nõustamisele võiks tulla teinekord ka see teine pool. Ja võib-olla ma täiendan Pillet, et siin asi ongi selles vägivallatüübides, mis ma teile tutvustasin, et siin on väga hea näide, et situatsioonilisest vägivallast, kus on tekkinud inimeste vahel midagi ja nad ei suuda lahendada seda kuidagi teistmoodi ja igaüks pakub oma head lahendust. Mees on tugev, ta pakub füüsilist vägivalda, naine on õrnem, aga tema jõud peitubki selles vaimses energias, siis ta pakubki oma parimaid lahendusi. Ja see on selline nagu vägivallatüüp, millega meie vahendid nagu aitavad paremini töötada. Ja, ma lisan siia ka veel omalt poolt juurde, et meie nii-öelda ülesanne ongi sellisel puhul tõsta nagu teadlikkust on üks asi, aga teine just, et neid põhjuseid leida, et miks üks või teine pool just selle strateegia on valinud, et miks mees on valinud näiteks nüüd siin sellest näiteks selle füüsilise vägivalla nii nimetatud tööriista ja miks naine on valinud siis selle vaimse, et me hästi nagu läheme siis nende teemadega süvitsi ja kuidas võib-olla kui see mees selle füüsilise vägivalla toimepanemise eest jõuab meieni, siis naine ei jõua, siis sellistel puhkudel mina näiteks oma nõustamistes kasutan just seda, et ma annan väikeseid selliseid koduseid ülesandeid oma klientidele ja näiteks üks just selline ülesanne ongi see selline strateegiate küsimus, et ma lasen näiteks kodus esmalt siis sellel meespoolele kirja panna
või vähemalt mõtiskleda selle teema üle, et mis on need nii-öelda tema konflikti lahendamise niinimetatud tööriistad või strateegiad. Ja kui naine vähegi on nii-öelda valmis selle teemaga ka tegelema, siis samamoodi paneb tema need oma strateegiad paberile ja siis sealt väga hästi tuleb juba mustvalgelt välja, kas need nii-öelda lähevad omavahel kokku või mitte, et see on juba hästi suur selline konflikti koht, kui need tööriistad omavahel kokku ei lähe, et nad hakkavad ise seda rohkem mõistma ja sealt on tegelikult hästi hea koht ka, kus saab küsida siis selle meesterahva käest, et kas ka naine oleks näiteks valmis tulema 1 või 2 korda vähemalt esialgu siis teenusele, et nad oleksid nii-öelda ühises infoväljas ja kuna me oleme esmatasandi nõustajad, siis see vägivalla pool on see meie teema, aga vahel tuleb neid suunata ka edasi näiteks baariteraapiasse või pereteraapiasse, et kui nad selleks on nii-öelda valmis ja seda soovivad. Sa ikka juba vastasid tegelikult ka teises osas natukene, et kui paariline pöördub, et kas me kaasame ka teist ja nagu varasti ütlesid, ideaalmaailmas töö selliselt käib, et nagu ma alguses ütlesin, et kelle nimel või miks me seda tööd tegelikult teeme, ongi ohvri turvalisus ja kui ei kaasa nagu peamist inimest, kelle eluolu see nagu mõjutab, et on hästi keeruline. Reaalses elus on seal palju, kuidas ma ütlen siis, probleeme või väljakutseid pigem, et millega nagu tegeleda, et tegelikkuses jah, Euroopa praktika ütleb, et nii kui jõuab toimepanija nõustaja juurde, siis tegelikkuseks tuleks kaasata ka ohver. Loomulikult ohvril on vaba valik, et me kedagi ei sunni, et ta võib loobuda, et kas ta tahab nii-öelda, et me anname informatsiooni või räägime temaga, et toimepanija on nii-öelda teenusel. Aga jah, et tihtipeale meile jõuab see üks pool ja meil ei pruugi olla mitte mingit muud informatsiooni, ei koostööpartnerit, et meil ongi ainult see, mida see toimepanija, enamasti küll mees, aga jah, nagu ka Pille mainis, tegelikult jõuab meieni ka naisi ikkagi. Et see üks kogu informatsioon ja siis ongi see nõustaja nii-öelda selline professionaalsus, et kuidas nagu aru saada. Teistpidi ma näen, et kohalikus omavalitsuses vähemalt mulle tundub, et kui teile satub nii-öelda perevägivalla pere, või siis ütleme pere, kus on kasutatud perevägivalda, teieni jõuavad ju mõlemad osapooled või suhtlete tegelikkuses ju ühte või teistpidi mõlemaga, et siin jällegi see mõttekoht, et kuidas nagu koostööd teha, et kes võtta ühendust nõustajaga, et tegelikkuses on meil siin toimepanija pluss kas või see, et ohvri abisse läheks ohver, siis meie saame juba tegelikult omavahel suhelda, aga jällegi, et kui ohver on nagu nõus, et teda on sinna kaasatud. Nii, kes või näiteid tuua? Ma mõtlesin, et mida te kasutate näiteks sellised oma töömeetodid, et päris tihti kasutate ju, ma ei tea, aeg maha või stopp või signaalid või sellised, et ma lihtsalt seal ei ole, ma ei tea, siin hästi näidata, et tegelikult kasutatakse tunnetekaarte. Meil on sellised olemas, kasutame erinevaid vahendeid, on metafoorikaardid, ehk siis, et jällegi, et inimesed ei ole vabalt ju valmis rääkima, mis tunded või mis mõtted või vajadused tegelikkuses seal on, et võib-olla keegi toob mõne näite oma, kuidas ta kasutab seda, aga tegelikkuses ka spetsialistile, ma arvan, meile endale väga olulised teemad, et signaalid, et kuidas me märkame või aeg maha võtta, kui tunneb, et mingid asjad lähevad nagu üle pea, et ma võib-olla tooks kohe ühe sellise meeldejääva näite nendest samadest metafoorikaartidest. Dixit ja sellised, kus on pildid peal, eks ole, et minu strateegia on see, et ma annan siis kliendile selle paki või mingi osa sellest, palun talt siis välja valida sealt mingi kaardi, mis teda hetkes iseloomustab või millega ta kuidagi samastub, resoneerub. Ja hiljuti oli üks noor klient, kes võttis sellise kaardi, kus oli nagu tsirkuse selline nöör, kus siis läks elevant üle ja siis sealt on nii hea nagu küsida, et miks sa sellega samastud. Siis ta ütleski, et ta on nagu teekonnal ja siis ma kohe küsisin, et mis seal teekonna lõpus on. Ja siis ta ütles, et enesearmastus. Ja see oli nii nagu soojendav selline siiras vastus ja sealt sai kohe edasi arendada, et mida on selleks vaja, mis on ressursid, mis seda takistab, mida tema saaks teha. Et tõesti need lähenemised on nagu hästi erinevad, et ma tean, et siin Pille kasutab neid loomakesi, et äkki tohib nendest rääkida natukene. Pille, mikrofon, Pille.
et mina kasutan pigem vihakaarte, et loomakestest räägib Ege, aga tõesti on väga sagedasti ma kasutan vihakaarte spetsiaalselt, kus on sellised kujutised, et inimesed on raskustes väljendamaks ka, et kuidas nad siis oma viha tegelikult välja elavad või kuidas nad seda väljendavad, et sellised visuaalsed kaardid väga hästi aitavad. Aga loomakestest räägib Ege. No ma võib-olla ei tahagi nendest loomakestest kohe rääkida, et ma tegelikult räägin hoopis signaalide harjutusest võib-olla natuke, et see konflikti selliste olukordade lahtivõtmine või täiesti nagu juppideks tegemine käib meie tööga igapäevaselt kaasas ja üks selline harjutus, mida ma tõesti pea iga kliendiga teen, on see signaalide harjutus, ehk siis me esmalt kliendiga koos siis analüüsime neid nii-öelda tema valupunkte või et mis on need ärritid, mille peale ta seal kodus niivõrd siis närvi läheb ja mina kasutan hästi palju märkmepabereid, ma nii-öelda panen need suurelt kohe lauale koos kliendiga, et ta tajuks päriselt siis nii-öelda, mille sees ta hetkel asub. Ja järgmine tasand siis sellest ongi näiteks see, et kui nüüd see mingisugune teatud valupunkt on esile kerkinud, siis kas ta on üldse märganud, mis toimub tema kehaga nendel hetkedel. Kas ta, ma ei tea, käed hakkavad näiteks värisema, süda puperdama, mis üldse toimub. Tihtipeale inimesed ei oska seda märgata. Ma arvan, et kui ma teie kõigi käest küsin, et mis teiega toimub, kui te muutute näiteks ärevaks või miks mitte ka rõõmsates olukordades, kui me tunneme rõõmu või ma ei tea, vastikust, mis meie kehad, kuidas keha üldse reageerib sellistele olukordadele, et tihtipeale me ei mõtle sellele. Ja see on ka näiteks üks kodune mõtisklemine, mida ma inimestele jätan, et järgmisel korral me saame jälle seda analüüsida. Siis võtame tükkideks nii-öelda ka sisekõne. Me igapäevaselt ju kogu aeg räägime endaga siin peas mingisugust nii-öelda juttu, et siis konflikti olukordades see sisekõne läheb tavaliselt väga negatiivseks ja üldiselt me oskame iseendale seda nii-öelda õli tulle valada päris korralikult. Et see on tegelikult väga suur oskus panna sellele sisekõnele, sellele negatiivsele sisekõnele stopp ja harjutada seda nii-öelda muutma positiivsemaks. Et see on ka üks osa, millega me tegeleme ja läheme hästi-hästi süvitsi. Et kui teil on kuskil kättesaadavad need depressiooni vihikud, mis on peaasi.ee lehelt kättesaadavad ka veebikujul, siis seal on samamoodi see sisekõne harjutus hästi kenasti välja toodud. Siis emotsioonid, nii-öelda tunded lähevad sealt järgmine tasand sellest signaalide harjutusest. Et ühesõnaga me võtame need konfliktsed olukorrad väga-väga nii-öelda juppideks ja tükkideks ja analüüsime neid, et kust need nii-öelda tulevad, miks ja kuidas me reageerime ja kuidas me saame siis sellele nii-öelda kõigele stopp panna, et siis alati seome nii-öelda selle harjutusega näiteks aeg maha tehnikaga, ehk siis anname kohe ka ühe lahenduse, kuidas proovida siis käituda teisiti ja kuidas ennast maha rahustada. Et loomulikult käivad meie tööga kaasas ka erinevad hingamistehnikad ja nii edasi. Ma annan sõna nüüd edasi. Aitäh, Ege. Kas keegi veel räägib? Jah, Anna, et mis on sinu lemmikstehnikad? Minu lemmik, teate, mul on üks harjutus meie Respekti programmist nagu mehelikkuse kast. Tegelikult võib ka naiselikkuse kasti teha. Ja see on siuke harjutus, kus toimub nii palju avastusi inimestel endal. Sellepärast, et Ege ütles väga õigesti, et me vaatame juppideks ja kõik need mõtted, reaktsioonid, aga on ka veendumused. Et need veendumused, mis
mis kunagi meil tekkisid, me isegi nendest praeguses eas ei mõtle, me ei analüüsi, me lihtsalt nendest lähtume automaatselt. Ja kui me paneme sinna mehelikkuse kasti, mis tähendab olla mees, millised nõudmised, kuidas see väike mees kunagi nagu kasvas, millises keskkonnas, milliseid nõudmisi talle esitati, siis sinna tulevad need väga huvitavad asjad, et mees on tugev, mees ei nuta ja mul üks klient väga-väga imestas, kui ta pani sellest kõigest, mis ta nagu nimetas, ühe formula, et ma olen maksimaalselt kasulik ja minimaalselt segav. Ja tal läksid lihtsalt silmad suureks, sellepärast, et ta kunagi ei mõelnud, et tegelikult kõik tema elu ongi sellele allutatud, et ta nagu on kõikide jaoks siuke väga väike tegelikult igasuguses ruumis, kuhu ta satub ja et ta nagu nägi, miks pärast ta on praegu olukorras, kus ta ei ole enam rahul. Ja selle nagu kasti mõte on see, et me mitte ainult ei pane sinna asju, mis on nagu, kes peab olema mees, vaid väljapoole lähevad ka need omadused, et milline mees ei pea olema. Ja mis nagu on väga võõras ja ütleme väga utreeritud näide, et näiteks väljapoole sellele kastile läheb tuhvlialune. Kõik mehed vaatavad, ikka see ma ei allu naistele, mis iganes, aga me anname sellele, ütleme nende jaoks negatiivsele mõttele positiivse tähenduse. Tuhvlialune võibki tähendada, et inimene on paindlik ja ta ei kuula ainult ennast, vaid ta annab sõna ka oma paarilisele ja nendel hakkabki see sünergia toimuma. Et ühesõnaga, ma võin sellest palju rääkida, aga lühidalt. Meil korra jäi see loomakeste juttu pooleli, et Egel on lihtsalt rohkem kogemusi, aga tõesti me oleme väga loovad ja vahest kasutame ka selliseid väikseid loomakujundid, et pere dünaamikat näidata paremini. Ja üks asi, mida ma veel ära lisan, et me tegelikult räägime ka selle toimepanija lapsepõlve teemadel, sest väga sageli on nad võtnud siis üle oma vanemate käitumismustrid, mis on vägivaldsed, et me tõmbame ka selliseid paralleele või näitame neid algpõhjusi, kust võib-olla mingisugune käitumine on alguse saanud. Just ja selle, ma lisan siia lõppu hästi kiirelt veel, et selle jaoks on hästi-hästi hea kasutadagi näiteks neid pisikesi selliseid loomakesi, millega tuua siis paralleele näiteks kõigepealt leia palun siit kastist või võib ka joonistada näiteks, et milline loom sa oled, on ju, selles, milline loom, see kõlab kuidagi halvasti siin, aga näiteks iseloomuomaduste poolest. Ja väga tihti toovad kliendid välja enda sees nii-öelda 2 isikut, et seda on hästi-hästi tihti, mõni paneb muidugi veel rohkem, mõni paneb seal 4 või 5 tükki, aga on ka muidugi neid, kes panevad, et ta ongi näiteks seal mingisugune tiiger või mis iganes loom. Aga mulle meenub kohe üks klient, kes pani hundi ja gorilla, et ta on justkui nagu 2 isikut on tema sees, 2 looma ja siis me tekitasime sinna tema lähedaste nii-öelda ringi ka ja analüüsisime seda kõike ja siis, kui ta järgmisel korral tuli nõustamisele, siis ta ütles, et tead, et ma olen sellele teemale nagu hästi palju mõelnud ja ma tunnen, et seda gorillat on minu sees järjest vähemaks jäänud, et nüüd ma tunnen, et ma hakkan nagu selle üksiku hundi poole nagu jõudma, et see on nagu tore viis panna neid nagu kuidagi kastist välja võib-olla mõtlema ka. Ja, et selline nõustamine tegevus on hästi loov, et jällegi Euroopa praktikas, et siin paar aastat tagasi käisime Saksamaa kolleegidel külas, et nemad samamoodi kasutavad neid loome ja täpselt see ongi, kuidas inimesed saada rääkida, et nagu siin eelnevalt välja toodud, hästi raske panna oma tunded või mõtted või oma need asjad nagu kuidagi sõnadesse, vaid et just läbi selle kujundliku näitamise ja inimesed avanevad ja saavad nagu rääkida, nagu just ütleb, et tegelikult päris koht, kus saavad rääkida ja nad on ära kuulatud.
Nii, siin on tulnud veel paar küsimust, et lõpus ka jõuame, et jah, nõustaja töö, et kuidas te ennast hoiate kõik siin, et võib-olla enne vastaks, et jah, see on tasuta, et selles mõttes siin ei ole meil tasu, muud riigid kusjuures kasutavad seda väikse selline motivatsioonina, et tõesti sõltumatud summadest, aga hästi pisikene, aga see annab inimesele nagu selle, et mul on vastutus ja ma midagi nagu panustan ja saan tagasi. Ja pigem küsiski, et me räägiksime ootustest KOV-ile, siin aega palju ei ole, 5 minutit, et paari sõnaga üldiselt saaks mina öelda seda, et kui olete nüüd natuke kuulanud, aga mõelga, helistage, kirjutage, küsige, kaasake, kui teil on mingeid kahtlusi, kõhklusi, teine satub need perevägivalla toimepanijad või ka ohvrid teistpidi, et selles mõttes telefonikõne kaugusele nõustaja ja isegi jah, meil on nõustamisi on kuskil 3-4 päeva, kui kohe vastame, kindlasti helistame nagu tagasi, et ma ütleks üks üldisem ootuse, aga teised saavad lisada veel. Nii, ei taha lisada, aga üldiselt jah, et kaasake, me oleme olemas, et ei pea üksi mõtlema, et mis nagu teha või kuidas minna, kuidas läheneda, et täiesti vabalt helistada ja rääkida ka kas või alguses sükest anonüümselt, et selline inimene, kuidas teha, mis mõtteid teil on, mis jagada ja nii edasi. Aga tõesti oluline ka see, et nõustajad siin, kuidas teie ellu jääte, nii-öelda iseendaks ja eneseteadlikuks, et kuidas te hoiate ennast. Jah, et ma ütleks ka, et siin lõunakandis, et tõesti julgelt pöörduge ja julgelt, kui näete, et kliendil või tema pereliikmel oleks seda teenust vaja, siis rõhutage, et on tasuta, kuulatakse ära, üritatakse mõista, saab koos analüüsida, et teiepoolne nagu selline reklaam on selles mõttes igati oodatud, et kui näete, et on inimene, kellele see teenus sobiks, siis tõesti suunake, et ajame ju koos ühte ja sama asja. Aga supervisioonis ja enesehoiu mõttes seda nii palju, et meil on jah, iganädalased siin tiimimiitingud 1,5 tundi ja ma ütleks, et mulle isiklikult see annab nagu väga palju juurde, et alati me teeme ka selle ringi, et kuidas nagu nädal läinud on ja räägime seal sellest tõesti, et kuidas ka meie ise tunneme. Ja siin on olnud ka korduvalt juhtumeid, kus tõesti mõnel nõustajal on mingil põhjusel kriis. Ja siis on alati olnud see, et keegi nagu annab endast märku, et hei, kuule, ma olen olemas, kas me saame helistada, kas me saame rääkida. Ja tõesti ka Kati ise on siin helistanud inimestele ja et mina tunnen kõige uuema inimesena sellel teenusel, et mina olen küll nagu toetatud ja tiimi poolt on selles mõttes, olen õigete inimestega tiimi sattunud, et aitäh teile ka minu poolt. Annan seda edasi. Ja kui ma ütlen, et ega sa tööd ka ju koju kaasa ei võtta, eks ju. Et ikkagi me töötame töö ajal, põhiliselt tavaline 9-st 5-ni, et ikkagi töö ajal ja kukubki pastakas otseses mõttes, sest et see töö, nagu siin täna kuulsite, ei ole lihtsas keeles lihtsa näitena, et samamoodi ka teil, kui me töötame inimestega, et see ei ole lihtne nii. Nii. Pille, Ege, Anna, kuidas te hoiate ennast? Mina hoian ennast sellega, et mul on 2 koera ja nii kui minul tööpäev läbi saab, siis kõik. Mina lähen nendega jalutama või teen muud jooksmist ja muud sportlikku, aga üldiselt minu 2 koera on need, kes mind nagu ülihästi maandavad ja oskavad mind nii-öelda siis sellest kõigest välja tuua, et ma pean neile kohe nii-öelda oma ülejäänud tähelepanu jagama. No, mina saan öelda jah, et põhjapiirkonnas on see töökoormus päris suur ja hetkel ma olen ka üksinda, et ei ole lihtne, et väga lihtsalt võib juhtuda see, et saab läbi põleda ereda leegiga, aga see pastakas kukub, see väljend mulle nagu sobib ka, et ma ikkagi püüan hästi piire seada. Ja vahest see õnnestub paremini, vahest mitte, aga jah, see piiride pidamine, enese jälgimine, see on nagu peamine. No ja siis minu poolt ja ma olen natuke pikem kui Ege töötanud sellepärast, et ja selle tõttu mul on 2 koera ja 2 kassi. Teraapiat on vaja rohkem. Siis ma olen alati enda jaoks esikohal. Tõesti tööd koju ma ei võta. Telefon läheb lennurežiimile täpselt kell 5.
omad huvid, lugemine, eneseareng, ma ei tea, spa, mis iganes veel ja pluss keskendumine perekonnale, et kõigepealt siis nagu räägitakse, mask kõigepealt endale, siis teistele. Nii ma teen. Nii, aga meie aega on saanud siin märkamatult läbi. Ma kiirelt võin öelda, et juhina ka ikkagi annan eeskuju, et mina ka juhtide K-visioonid või viigeldan. Siis on mul 9-aastased kaksikud, kes vanavad tegelemist ja nii edasi ja samamoodi jõusaalis, et jällegi ka ise hoian selle töö ajast kinni, et enesehoid tähtiks. Aga aitäh kõigile meid kutsumast ja kuulamast ja helistage, kirjutage, mitu pead on mitu pead. Aitäh kogu tiimile ja Jõudu meile kõigile. Jõudu kõigile. Ja taga. Aitäh. Aitäh. Ja taga.